Kui sa avaks natuke motivatsiooniskeemi, et need võtmeinimesed, kes Ülemiste City's töötavad, kas nad on omanikud või kuidas sa neid motiveerid, et nendel see loovus vallanduks ja tahavad tulemust teha? Üks osa motivatsioonist ja see on niisugune kõigi ettevõtjate lemmikjutt on see, et on see võimalus omaniku jaoks tööd teha. Et vahva firma ja vahvad inimesed ja kõik nii edasi, aga tõde on see, et ega seda leiva peale ei määri. Et seetõttu paratamatult ei pääse mööda sellest muust motivatsioonist ja ma pean tunnistama, et see on üks lollikindla mudeli väljamõtlemine on üks kõige raskemaid ülesandeid ja me oleme sellega täna vähe kimpus, et selline nagu keskmine palgatase on inimestele nagu okei ja vastuvõetav, inimesed ütlevad, et see preemia, mis ma korra aastas saan, et see on ka okei, eks, aga kui ma matan siia oma elu 15 aastat, siis ma nagu tahaks, et selle 15 aasta tulemusena mul on kogunenud midagi, mis näiteks, ma ei tea, järgmised 5 või 10 aastat näiteks võimaldavad mitte tööd teha, et kui me toome jälle nagu paralleeli sportlasega, siis selle aja jooksul, kui sportlane on aktiivne, ta peab koguma endale sellise kapitali, mis võimaldab tal elada siis, kui ta ei ole võimeline enam tulemusi saavutama või näiteks, eks ju, Ameerika jalgpallis käib korra õlg välja ja kõik, eks, karjäär on läbine. Et kuidas tekitada sellist olukorda, et see väärtuse kasv kajastuks ka töötaja taskus materiaalselt on tõepoolest kriitiline teema ja minu filosoofia on väga selgelt selline, et ma tahaksin, et kõik need inimesed, kes siin töötavad, oleksid ka majanduslikult kindlustatud. Ma olen tähele pannud sellist asja, et inimene on oma otsustes vaba, kui ta ei pea mõtlema selle peale, kui palju leivapets maksab. Kui ta on oma otsustes vaba, siis ta on märksa loovam ja märksa produktiivsem. Ehk et tegelikult ideaalolukord on selline, kus töötajale tuleb tekitada tunne, et ta ei oota palgapäeva. Ja sellises olukorras on selle töötaja väärtus ettevõttele kõige suurem. Kui otse küsida, mis seal keerulist on? Inimesed oodavad tulemust, see on ju rahaks ülekantav, et võiks anda sellest mingi protsendi neile. Et kus see probleemi koht siin on? Või ei ole siin lihtne? Ei, üks asi on selle arvutamine. Mis me selle aluseks võtame? Ma toon üks hea näite. Arko Vara ja Express Grupi optsioonid. Töötajatele anti optsioonid, kõik saavad aru, eks ju, et optsioon on vahva asi, väärtus kasvab, ma teenin. Mis tegelikult juhtus? Kõikide optsioonid käisid 2 korda põranda alla, eks ju. Lasti optsioonid välja, natukese aja pärast öeldi, et nüüd anname uued optsioonid välja, eks ju. Nüüd täna on seis, kus tuleks uuesti anda optsioonid välja. Ehk et ei tööta, see mudel ei tööta. Töötajad ütlevad, et andke meile optsioone, aga nad tegelikkuses ei saa aru, et nad ei kontrolli selle optsiooni väärtust. See teebki selle asja keeruliseks. Nüüd teisest otsast omanikul sellises situatsioonis on väga lihtne neid optsioone anda, kuna preemiat ei maksa siis ju omanik, vaid turg. Nüüd, kui ettevõte ei ole avalikult listitud börsil, siis ühel hetkel peab need optsioonid ju tagasi ostma. Tagasiostu hetkel tekib kohustus kellel? Ettevõttel ja omanikel. See teeb omaniku jaoks sellise mudeli raskelt talutavaks.